Minu nimi on Grete ja ma olen 18-aastane neiu ning käin 3D koguduse Kalamajaku kogukonnas. Täna paluti meil jagada sõltuvustest, aga minu kogemus on nurgalt, mida paljud ei ole tõlgendanud sõltuvusena. Interneti sõnul on sõltuvusolukord, milles mingit laadi elamused etendavad inimese elus ebanormaalselt olulist olukorda. Minu sõltuvuseks on vähenevad kaalunumbrid, tühja kõhu tunne, toidukoguste vähendamine ja peeglist muutuste jälgimine. Mul on sootumus anoreksiale olnud suhteliselt väiksest saati, ma võin öelda, aga teismeas, kui enesekindlus peaks kujunema hakkama, siis muutus keha minu jaoks liigagi prioriteetseks. Eriti radikaalseks muutus olukord, kui minu jaoks esimese karantiiniperioodi ajal, kui selgus, et peame kuude kaupa põhimõtteliselt lihtsalt kodus passima. See tekitas minus hirmu ja paanikat, et kõik see vähene liikumine ja kontrollimatu söömine tõstab mu kaalunumbrit nii palju. Tahtsin seda iga hinna eest ära hoida ning seetõttu seadsin omale väga karmid piirangud söömise osas ning samuti hakkasin ka päris palju trenni tegema. Ning mida aeg edasi, seda karmimaks piirangud toidu osas muutusid ja seda rohkem ma tegin ka trenni. Olukord oli muutunud eluohtlikuks, kuid ma aitasin endiselt kõike ja selgitasin seda oma lähedastele ja ka endale seesmiselt, et need on lihtsalt tervislikud eluviisid, mida ma harrastan. Ja mu ema nägi samuti seda kõike pealt ja väga-väga lähedalt ja nüüd ma tean, kui palju haiget see talle tegi ning kui mu kaalulangus oli ekstreemsel tasemel, siis suunas ta mind abi otsima, kuid ma keeldusin, sest minu jaoks ei olnud see endiselt probleem. Oma koguduseni jõudsin ma 2020. aasta augusti viimasel pühapäeval, aga Jumal oli mind puudutanud juba 2 kuud enne seda. Ühel juunikuu suveõhtul, kui ma rääkisin oma parima sõbrannaga, kelle jaoks oli Jumal tuttavam kui minule. Meie vestlus oli väga avameelne ning selle jooksul ma tunnistasin talle, et midagi on paigast ära. Et võib-olla tõesti ei ole kõik hästi minu eluviisidega, mida ma harrastasin. Kui me lõpetasime oma jutu, siis ta soovitas mul palvetada oma elu Jumala kätesse. Kuna varajasemalt oli ma ainult teadlik olnud Jumala olemasolust, aga ei olnud absoluutselt tuttav sellega, siis mul ei olnud aimu ka, mida see tähendab. Ja ma ei teadnudki sellest mitte midagi, aga ma lihtsalt palusin, sest et olukord oli selline, kus ma olin põhimõtteliselt nurka surutud. Kohe peale palvet tegelikult, umbes 2 minutit peale seda, ma tundsin nagu füüsiliselt raskuse mahalangemist oma õlgadelt. See oli midagi sellist, mida ma polnud eluses varem kogenud. Ning tasapisi hakkasin mõndadel momentidel ka oma keha realistlikumalt nägema, kuid mitte kogu aeg, aga sellegi poolest see pilt ehmatas mind meeletult. Ning tänu sellele hakkasin ka psühholoogidelt abi otsima. Mu ellu tuli palju muud rõõmsat ja põnevat, mida nüüd saan käsitleda kui Jumala abistavat kätt minu kehataju muutmisel ja eluvaadete muutmisel. Lisaks sellele hakkas peale seda palvet tekkima minu ellu väga palju rõõmustavat ja põnevat, mis tähelepanu söömiselt, mõõtmiselt ja kogu kehalt viis vaimu rikastamiseni. Aga kui suvi oli läbi, tekitasid juurde tulnud kilod minus taaskord hirmu ja paanikat. Kuid seekord oli minu kõrval ees ja taga üks tugev armastus. Jumal päästis mind taas täieliku madalseisu kukkumast, aga sellegi poolest sõltuvuse järelnähud painavad ja pakuvad mulle väljakutseid siiamaani. Ja ma tean, et ma ei taha enam mitte kunagi sinna kohta vajuda, kus ma olen.
ja olen veendunud, et mitte keegi ei saa mulle paremat lahendust pakkuda kui Jumal. Usun, et tal on mulle veel pakkuda ja päästab mind oma päästerõngastega, mis on just täpselt minu hinge kuju ja vormiga, sest tema armastab ja hoolib ja hoiab meid igavesti.